Alustame Gitist. Et mis asi Git täpsemalt on ja miks meil seda vaja on? Seda on vaja, ütleme kokkuvõtlikult on see versiooni haldussüsteem, aga mis ta meile annab reaalselt on see, et kui meil on, ütleme, meie projekt on siin, kus kõik meie failid ja asjad on, siis me saame päris mitut asja tegelikult teha. Esiteks me saame, kui me tahame eksperimenteerida oma koodiga, siis me saame teha kõrvale teisi branche, millega me mudime koodi, rikume ära, aga meie põhirepo jääb alles ja me ei riku oma koodi ära, me saame nagu murevabalt tegutseda. Teine asi on see, et kui ma salvestan oma projekti versioone, siis ta automaatselt salvestab kõik ajaloo ka ära, ehk siis mul jääb igavene history alles, eks ma saan alati tagasi minna ja vaadata, millal, näiteks teen projekti, midagi läks katki, siis ma saan tagasi minna ja vaadata, millal mis katki läks või miks ta enne töötas ja nii edasi. Ja kolmandaks ma saan oma projekti siis saata kuskile, nii-öelda pilve peale, mis on siis GitHub tavaliselt, aga võib ka olla Bitbucket ja võid ka oma repo teha vabalt, ükskõik. Igastahes Giti põhipoint on see, et ta aitab meil meie projekti koodi hallata. Teine asi on see, et kui meil on kohalik projekt, aga meil on veel mingi, ma ei tea, 5 inimesega meeskond, igaüks kuskil midagi pusib, siis vanasti oli niimoodi, et meil olid failid serveris ja igaüks sikutas omale ühe versiooni sellest. Ja siis kes mida parasjagu mudis ja siis laadis nagu failid üles tagasi. Aga probleem on selles, et kui mul on mingi failid siin, siis me hakkasime üksteise koodi üle kirjutama ja kõik kunagi aru ei saanud, et mis siis, kellel siis uuem ja parem variant on ja nii edasi. Giti lahendus on see, et ta ei lase kellegi koodi üle kirjutada. Kui serveris on mingi muutus, mida sul veel ei ole, siis sa enne ei saa enda muudatusi üles lasta, kui sa oled serveri koodi alla laadinud endale. See protsess saab kindlasti selgemaks, kui me sellega tegeleme. Ja kuna meil niikuinii gruppe ei ole, teeme üksinda, siis see konkreetne aspekt ei olegi väga vahet. Alustan siis laevade pommitamise projektiga. Esimese asjana teeksin projekti, paneksin ta Giti ja laeksin GitHubi üles, lihtsalt, et mul oleks algus tehtud. Nii, esiteks siis ma teen omale projekti kausta, näiteks Java laevade pommitamine. Tundub asjakohane nimetus. Nagu Javas kombeks, siis on esiteks on src ehk siis source ehk siis algfailid kaust. Teiseks teen main kausta ehk siis siia sisse, see võib-olla pole nii väga standardne tegelikult üldse, aga mulle lihtsalt nii meeldib. Siis on main kaust ehk siis siia tulevad mul kõik failid, mis on pistmist programmi käivitamisega. Ja siia ma teengi faili nimega main.java. Ja siia sisse ma pastin, mul oli clipboardi peal olemas Hello World'i näide, kirjutan siia klassi nimeks main, kuna Javas peab olema faili nimi ja klassi nimi identne. Ja ma kirjutan siia prindi sisse näiteks alustame pommitamisega. No nii, salvestan ära, panen selle kinni ja see on minu projekti struktuur. Nii, seome siis selle projekti Gitiga ära. Avan siin terminali ja ütlen, et Git on põhiliselt terminali programm. Sellel on kasutajaliidesed olemas täitsa, aga kui sa õpid selle käsurea ära, nagu mina siin praegu näitan, siis sa saad palju paremini aru, kuidas see töötab ja kui lihtne see tegelikult on. Kasutajaliides kummalisel kombel Giti puhul teeb asja minu juures palju keerulisemaks, kui tegelikult vaja on. Nii, aga alustame. Esiteks ma teen kindlaks, et ma olen tõesti õiges kaustas. Jah, ma olen projekti kaustas. Nii. Siis ma ütlen, et git init. See tähendab, et ta otsustas nüüd, et see kaust on Giti projekt. Ja kuidas ta selle ära tähistab, on see, et ta teeb siia kausta .git folderi. Ja kui te näete selle video pealt, siis see folder on natukene heledam kui teine folder. See on sellepärast, et on tegelikult ära peidetud. Kui ma ütlen talle, et mul on control-hash on nupuks, et ta ei näitaks peidetud faile, siis ta kaob ära. Ja nii ongi mõeldud, seda tegelikult pole vaja näppida. Nii, kõige tähtsam käsk, mis üldse Gitis on git status.
sellepärast, et see ütleb, mis parasjagu toimub. Ja sealjuures tuleb sul lugeda iga rida läbi, iga kord, kui sa seda teed. Esiteks ta ütleb mulle, et ma olen master branch'i peal. See tähendab, branch on, kui te teete puud ja oksad, siis master branch on sinu põhikood, iga sinu koodi kõige uuem seis, mis on stabiilne. Kui sa tahad midagi katsetada, näiteks eksperimenteerida, siis sa teed omale uue branch'i mingi muu nimega, proovid seal oma asjad ära ja kui sul meeldivad need muudatused, siis sa tood need masterisse tagasi. Git on teeb selle asja väga lihtsaks. Ja tähtis on siis see, et mitte midagi ära ei kaoks. No ei kaogi, Git teeb niimoodi, et ei kaoks. Nii, teine rida ütleb, et on initial commit, see tähendab, et tegelikult, et commit'e tal veel ei olegi. Commit on siis üks seis. Kui Git on versiooni haldussüsteem, siis põhimõtteliselt üks commit ongi konkreetne seis, nagu oleks ära seivinud mingi faili. Aga meie seivime ära terve projekti. Nii, untracked files tähendab, et need punasega siin praegusel juhul ainult SRC kaust on Git isegi mitte jälgi neid. Need lihtsalt on siin ja kui ma ütlen, et Git commit ehk siis, et salvesta ära, siis ta need üldse ei puutu. Ma pean talle ütlema, kuule, et salvesta. Ja ta isegi vihjab mulle, mis selle käsk on. See on git add ja siis faili nimi. Teen selle kohe ära. Git add src. Nii, ma tühjendan ekraani ära ja küsin uuesti git status. Tõesti, git statust võid üle käsu kogu aeg kirjutada, see on ülikasulik. Nii, ja muutus see, et nüüd on changes to be committed. Committimisel on 2 staadiumid. Esiteks sa pead ütlema, mis faile sa tahad ära salvestada ja siis sa teed selle salvestuse. Nii. Ja ma ütlen siis git commit. Ja kindlasti ärge git committi kasutada 2-käsulisena. Pange alati siia kriips M ja jutumärgid lõppu ja siia vahele mingisugune teade, mis selle muudatuse pealkiri on. Näiteks hello world ja enter. Sest kui te seda M-is ei pane, siis juhtub ootamatud asju. Nii, panen enterit. Nii, praegu ta committi ära ei teinud, kui ma ütlen git status, siis ta ütleb mulle täpselt sama seis on nagu enne, et see fail on roheline. Nii, aga mis ta mulle siia selle committi peale ütles, siis ta ütles mulle, et põhimõtteliselt ta ei tea, kes ma olen, ma peaksin need 2 käsku käivitama, et talle siis nagu teavitada. Sest iga commit'iga, iga kord, kui sa salvestad seisu, läheb kaasa sinu info, kes tegi, millal ja miks ja üksid asjad. Seega ma kopingi endale esimese käsu ja ütlen, minu email on krister.viirsaar@gmail.com. Enter. Salvestas ära. Ja teise käsu võtan kusjuures Linuxis ja Macis, tegelikult Macis ma ei tea, Linuxis on Ctrl-Shift-C on kopimiseks ja Windowsi ma niikuinii ei tea ja Ctrl-Shift-V on pastimine. Ja minu nimi on Krister Viirsaar, enter. Nii, mis ta mulle veel ütles? Ja okei, ta natuke siis seletab mulle juurde ja ütleb lõpuks, et fatal ehk siis, et error tuli ja ta ei teinud mitte midagi. Nii. Proovin uuesti, git status praegu on see sama varasem, ehk siis failid on rohelised, changes on valmis committimise jaoks, veel pole committitud. Ütlen git commit kriipsem hello world ja nüüd ta ütles, et ta salvestas ära. Ta ütleb mulle branch'i, kuhu ta salvestas, ta ütleb mulle, mis oli eelmine commit, praegusel juhul polegi, mis on praeguse commit'i kood, igal commit'il on mingisugune kood ja pealkiri, mis ma talle andsin. Ja siis ütleb mulle, mis veel tehti, mitu faili muudeti, mitu rida muudeti. Ja muid asju. Nii, salvestasin ära. Ma teen lihtsalt demonstreerimiseks veel ühe muudatuse siia faili. Näiteks teen uue prindi, ütlen siin, et autor Krister. Nii. Tegin selle muudatuse ja nüüd ütlen git status ja panen tähele, et kusjuures ma ei teinud enne git statust. Kui ma oleks varasema git statust teinud, siis ta oleks mulle palju vähem asju öelnud. Igastahes. Ta ütleb mulle jälle, et ma olen master branch'is, ta ütleb mulle, et on muudatusi, mida ma ei ole veel committinud ja ta näitab mulle neid faile, kus see on. Ta ütleb mulle ühtes ette ka käsud, et kui ma tahan nüüd hakata committima või ma tahan hoopis lahti saada muudatustest. Aga ma teen kiiresti ära, ma ütlen git add src, git status, nägid läks roheliseks täpselt nagu enne,
git commit -m ja ütleme autori nimi, enter. Jälle ta ütles mulle, mida ta muutis, kui palju ja kui ma nüüd ütlen git status, siis ta ütleb mulle, et ma olen master branch'is, mitte midagi ei ole commit'ida ja mitte ühtegi muutust ka ei ole, ühesõnaga kõik on puhas. Ehk siis mul on nüüd 2 salvestust, 2 commit'i on tehtud. Näitan teile ühte git'i trikki. Üks käsk on git log. Git logiga ma näen kõiki oma muudatusi. Praegu ma näen siin, et mul on 2 tükki tehtud. Esimene oli see hello world, teine on autori nimi. Sellepärast ongi vaja pealkiri panna, ma pärast leiaksin üles, millal ma mida tegin. Väiksemate programmide puhul pole see vist väga tähtis, aga suurematel on see väga tähtis. Ilma gitita tänapäeval ei tee keegi mitte midagi. No mõni kasutab mõnda teist süsteemi, aga git on kindlasti kõige populaarsem maailmas. Täiesti vaieldamatult. Nii, ühtlasi ma näen, et commit'il on mingisugune hiigelma pikk kood küljes. Ja selle koodiga ma nüüd kopin endale selle, ma saan öelda, et git show, panen selle koodi siia ja ma näen, mis muudatusi siis tehti. Antud juhul ma lõin selle faili, kus pani juurde 5 rida. Ja ma näen niimoodi ükskõik mis commit'i. Kusjuures, kui ma nüüd demonstreerin, ma lähen GitHubi, võtan mingisuguse projekti, näiteks minu see i200, need materjalid on siin samuti üleval ja kui ma lähen commit'idesse, need on 287 tükki. Ja siis siin sa näed kõiki muudatusi, kusjuures hiljuti tegid tudengid muudatusi, väga lahe. Aitäh teile! Siis kui ma lähen nüüd täiesti algusesse, see on kusjuures git'i logi, see on täpselt sama asi, nagu see käsk tegi. Kas ma kuidagi siia lõppu ei saa minna? Tead, mul kõige lihtsam on siis, kui ma lähen hoopis, teen uue terminali lahti. Minul see projekt on siin ja ma ütlen git log. Git log. Nii, ja ma näen nüüd selle i200 tervet ajalugu. Mul on siin pealkirju, mul on siin igasuguseid muid teateid. Näiteks Vahur siin praegu kirjutas 2 rida teadet, seda saab väga pikalt kirjutada. Ja ma saan minna nagu täiesti lõppu välja. Näed. Aprill 17 aasta 2005 alustasin ma seda projekti esimese commit'iga. Võin isegi vaadata. Ma vaatan mingi keskmist võib-olla. Vaataks näiteks seda commit'i. Ütlen git show ja see kood. Siis ma näen kõike, mida siin muudetud on. Rohelised on see, mis juurde pandi ja punasega on siis see, mis ära võeti. Git kusjuures muutust ei mõista, ta alati mõtleb äravõtmises ja juurde panemises. Okei, see selleks, lähme oma projekti juurde tagasi. Mis me nüüd selle projektiga teeme? Me tahaksin selle saada GitHubi üles, nii nagu me siis kõik oma projektiga peaksime tegema. Ma lähen GitHubi, ma olen juba sisse logitud ja ma teen uue repositooriumi siin paremal all, new repository. Selle nimeks tuleb see sama nimi, mis ma sinna toppisin, võid ka uue nime välja mõelda, vahet pole, aga ma kirjutan laevade pommitamine. Nii. Ütlen create repository, midagi ma muuta ei taha praegu. Ja siis ta ütleb mulle, et valmis. Ja ta soovitab mulle nüüd käske, kui ma edasi tahan midagi teha. Antud juhul mul on juba projekt olemas, mul on repositoorium olemas, ma tahan ta lihtsalt üles laadida. Seega ma kasutan seda käsku siin. Nii, ma kopin selle esimese käsu ja panen siia koodireale. Ja seletan, mida see siis täpselt teeb ka. Nimelt, Giti käsku me teame, Git on Git. Remote tähendab ühenduspunkt. Mis serveris seda ühendub? Ja neid võib mitu tükki ka olla, sellepärast ma ütlengi, et ühenduspunkt, lisa üks juurde, pane talle nimeks origin ja tema aadress on selline. Ups, see on siis tema aadress siin. Ja panen enterit ja ta tegi selle ära, midagi ta mulle ei vastanud, ma võin talt küsida git remote ja ta ütleb mulle, et origin on nüüd olemas. Kui ma panen lõppu -v, siis ta ütleb mulle ka aadressid. Kusjuures ta nüüd ütleb eraldi mulle, fetch on siis alla tõmbamiseks ja push on üles lükkamiseks. Ma saan need eraldada, kui ma väga peaksin tahtma. Nii, mul on nüüd serveri aadress olemas, aga kuidas ma ta üles lükkan, on siis see teine käsk siin. Kusjuures, kui ma seda ei kasuta, ma ütlen lihtsalt git push, mis on siis nagu meie tavapärane üles lükkamise käsk.
siis ta ütleb mulle, et aga ma ei tea, kuhu seda lükata, mis branch'is sa oled ja ta annab mulle täpselt selle sama käsu, mis mul oli siin GitHubis. ta on natuke teistmoodi kirjutatud, aga ta teeb täpselt samat asja. nii, ma pushin selle üles. Teil võib olla mõni küsimus veel, näiteks tahab parooli, siis pane. Mul pole seda vaja, mul on seadistatud teistmoodi veits. Ja kui ma siin samal lehel teen nüüd refreshi, siis juhtub see, et ma näengi nüüd oma repositooriumit koos failiga. Ja ongi minu fail on siin sees, koos ka viimase muudatusega. Ja kui ma lähen oma projekti tagasi nagu algusesse, siis ma näen, et mul on commit'id siin ja need samad 2 commit'i on siin täitsa olemas. Kui nüüd midagi peaks siin muutuma, ma võin sisuliselt ka programmeerida siin samas ja see on see, kuidas sa peaksid i200 materjali täiendama. On see, et ma lähen siia faili sisse, ütlen talle edit ja ma ei tea, panen ühe rea veel siia juurde, näiteks aasta 2016. Ma salvestan selle ära, see on see sama commit, kusjuures see on täpselt see sama käsk, taustal juhtub see sama asi. Siis ma uuendasin seda faili siin keskkonnas. Kui ma nüüd lähen oma kojukausta, võtan git statuse ja siis ta ütleb mulle, nüüd on 3 rida, esiteks ma olen master branch'il väga hea, minu branch on selle pilve ehk siis GitHubiga uuendatud ja tööruum on mul puhas, töölaud. Aga vaat see on imelik, eks ole, ta ütleb mulle tõesti, et kõik uuendused on olemas, aga tegelikult ju ei ole. Ma just tegin muudatuse, mida mul ei ole oma arvutis. Ja tegelikult ongi niimoodi, et ta automaatselt ei süngi mitte midagi. Git on selline programm, mis ei tee automaatselt üldse mitte midagi. Kui ma nüüd ütlen git pull, siis ta laeb mulle uuendused alla. Nii, nüüd ta ühendab, natuke midagi otsib ja okei, neid tekste nii põhjalikult ei pea lugema, aga põhimõtteliselt ta ütleb, et jah, et tal on mingid muudatused, ta pakib nad kokku, saadab mulle, pakib nad lahti ja siis ütleb, et jah, et kohalik commit, kus oli seis, oli siin ja nüüd uus seis on see. No ühesõnaga, ja ütleb isegi mulle, et on 3 rida, kuigi ma 3 rida otseselt ei muutnud, no ükskõik. Ühesõnaga ma sain need muudatused nüüd alla. Ehk siis git push ja git pull on üles ja alla. Ma arvan, et käesoleva video pikemaks minema ei pea. Kui tahad lisainformatsiooni, siis see on täiesti olemas i200. Kui me läheme tööriistad, git ja siin on kusjuures see esimene link siin git SCM on väga hea. Ma sain gitist siis aru, kui ma lugesin selle sealt läbi, mitte isegi täielikult. Siin seletan juurde natuke, mille jaoks git kuidas ja siin on veel need põhilised käsud ja eriti siis git staatus, see jätta alati meelde ja loe igat rida. Ja tea, et info ei vahetu pilvega automaatselt. Viimane asi, mis ma siin projektis teen, on ma loon väikse kirjeldusfaili. readme.md, see on selline tava ja ma siia sisse kirjutan pealkirjaks i200 laevade pommitamine ja sisse panen kirja, et kui soovid progema õppida, alusta siit. Ütleme, parem oleks, kui mingi sügavam kirjeldus oleks siin olemas, aga ei pea. Ma kusjuures selle faili lõpp on MD, see tähendab markdowni ja ma saan siis siit ma saan vormistada seda, kasutades markdowni reegleid. Praegu salvestan selle ära ja teen viimast korda siis git status, vaatan, mis seis on. Readme on untracked file, ehk siis ma ütlen git add readme, git status, jälle ütleb, et roheline file, changes to be committed, järelikult olen valmis committima, creepsem ja readme panengi tiitliks. Ja nüüd git push. Ja valmis. Nii, kui teid huvitas, kuidas ma seda terminali tühjaks kogu aeg teen, siis see on Ctrl-L või siis clear. See töötab nii Macis kui ka Linuxis, aga mitte Windowsis. Kui ma nüüd lähen vaatan seda GitHubist, seesama link, mis ma enne tegin,
siis mul on see readme fail siin olemas ja Markdown joonistas siis mul ilusa pealkirja siia ja tegi lingi lihtsaks klikitavaks. Ma vaatan, kas ta viib õigesse kohta ka. Jah, täitsa olemas. Nägite praegu poolikut teksti. Aga edu teile enda projektiga!